No nii, kevad käes nagu nipsti või. Neljapäeval algas siis see kauaoodatud kevad. Pikk talvekene sai läbi. No peaksid siis ilmad ka juba nagu soojemaks minema. Mõtlesin, et kõik mul on tehtud. Ei oska enam midagi välja mõelda. Ja siis plahvatas mulle pähe siukene asi. Eile ma ostsin terve kana. 1,5-kilone kana ja et mul mõte ei töötanud veel korralikult, siis ma panin selle kana tervena keema. Keetsin teda mõned tunnid, panin sinna ka ühe terve koorimata sibula, et annab sellele puljongile kena värvi ja siis koorisin selle kana ära, luude küljest lahti, osast lihast tegin sülti ja ei osanudki muud midagi mõelda ja siis vaatasin, et hästi palju jäi seda kana nahka, et äkki teeks sellest kanast ülejääkidest. Seda määrde pasteeti, määrde võiet, mida iganes, ükskõik kuidas keegi seda kutsub. Ja siis ma mõtlesingi, et ma olen kogu aeg selle naha nagu kas siis kassile andnud või välja pannud arakatele, arakad söövad hea meelega, nemad jäävad kondi ka ära, kus ei ole mitte ribagi liha küljes. Ma ei tea, kuidas nad seda konti söövad. Kas sina oled näinud arakat, kes näiteks sööb sääreluud, kana sääreluu? Seda annab ikka 2 käega tõsta, kuidas ta selle metsa veab ja ma ei kujuta ette. Aga võib-olla tal on seal mingi purustusmasin, kus vaata nagu need oksapurustusmasinad on, et pistab otsa sisse, teiselt poolt tulevad need laastud välja, et võib-olla arakas on endale sebinud siukse aparaadi, et saab sellest kondist kenasti jagu. Hea küll, kui sind ka selline asi huvitab, siis ma näitan sulle nüüd, kuidas ma seda teen. Mul on siin nüüd siukesed asjad, siin on mul võid, see läheb mikrolaineahju, selle sulatan üles. Siin on praesibul. Siin on mul keedetud porgand koos kanaga, see on jämeda riiviga riivitud ja 1 soolakurk on riivitud, siin on ka natukene tilli. Ja siin on siis mul see hakitud ülejääk, nagu natukene liha ja terve kana nahk. Ühesõnaga, siin on keedetud kanamantel. Ja seda kõike hakkan ma nüüd siis kokku segama. Siin on mul veel natukene puljongit, et äkki mine tea, et natukene vedelamaks saada. Maitseainetest ei pane midagi, sellepärast siin on sool sees, keetmise all on sool pandud, natukene sinepit, paprikapulbrit, sutsupaprikapulbrit ja kanamaitseaine, hea kanamaitseaine hmeelisuneli. Ja ongi kõik. Keetmise ajal oli mul seal ka loorber peale sibula, sool, nagu öeldud, ja 4 tera vürtsi ja 2 nelki. Mustpipar. Vaat niimoodi. Ja nüüd siis läheb lahti selle asjaga. Mul on üks vana kohvimasina kann, vaata, siin on head kõrged hääled. Siin on teda hea blenderdada. Et ma panen selle liha nüüd siia sisse. Nii, kuidas siis ikka üle ääre, ega ma ei oskagi teistmoodi. Ja need kõik maitseained panen siia samma peale, raputan, mõõduks on teelusika täis. Ja siin on ka veel, läks meelest öelda, sorry, siin on mul veel ka 2 pisikest riivitud küüslaugu küünt. Nii, need lähevad ka siia. Porgand, soolakurk, riivituna, till ja küüslauk riivituna. All right. Siis on siin nüüd siukene asi. Siin on siuke asi nagu praesibul. Praesibul väikene, ei olnud suur. See läheb ka siia. Okei. Praegu siis paneme selle asja kõrvale. Nüüd on niimoodi. Nüüd ma panen siia natukene puljongit, sest tundub tõesti, et see kanaliha oli täielikult selline, kuiv. Paneme siia natukene pool sellest klaasist, panen siia puljongit põhja.
või panen mikrolaineahju 10 sekundit ja peaks olema all right. Ja senikaua siis asume seda värki siin purustama. Ei tea, kas sai nüüd see või ära 10 sekundit. Annan veel 10 veel. Nii. Või paneme siia sellepärast, et siis liha ei muutu. Vaata, see räägib, pean selle pullongi siia kõik ära panema. Et see liha ei muutu siis selliseks kuivaks, et sa paned teda nagu viiludena sinna leiva peale või saia peale, et sa saaksid seda tõesti nagu määrida. Nii, all right. Tundub, et on okei. Ja tundub, et ongi okei. Siit sellepärast puhastan tal siit ära. Vaata, üks imelik sekk juhtus minuga täna. Rääkisin telefonis emaga. Tema elab ikkagi Eestis ja ta oli sortinud vanemaid asju ja sealt oli leidnud siis minu lasteaia nagu lõputunnistusena ja iseloomustuse üks hetk. Vaat nii, see on kena. Selle paneme siia peale. All right. Selle segame segamini. Nüüd läheb siis järgmisena. Pooltäis lusikatäit. Inglise sinepit. Nii. Okei. Suitsupaprikat, teelusikatäis. Ja meelissoneeli ka teelusikatäis. All right. Ja jutt jäi pooleli ja leidis siis selle minu iseloomustuse ja ütleb mulle, et tahad, ma loen sulle selle ette. Mina lõpetasin lasteaia 1968 kevadel ja seal iseloomustuses oli siis niimoodi kirjas, et hästi sööb, hästi magab ja mängib. Ja ma ei osanud selle peale midagi öelda, ema ütles, et ja selle 57 aastaga ei ole mitte midagi muutunud. Et kuigi ealised muutused peaksid olema toimunud ja eks nad ongi tingimata välimusest ja kehakaalust, aga ülejäänud on sama. Ja mis ma nüüd tahan teile öelda, kui sul see on valmis, siis pane ta väiksematesse sellistesse kas karpidesse või kaussikestesse ja külmkappi natukeseks ajaks, et ta natukene hangub. Ja siis on see asi lauluks valmis. Ja sellega on hea minna näiteks, kui sa lähed matkama, kevadet nautima, siis teed väikse väikse piknikukorvi endale ja õilevad või saiad, kuhu ei ole vaja võid panna, sest siin on või sees, kõlbavad kenasti sinna kaasa võtta. Ja matkama minnes võid isegi ööseks jääda. Mul tuleb meelde, kui Sherlock Holmes ja Dr. Watson läksid ka matkama.
ja päev otsa muidugi kõndisid ja õhtuks jäid siis nagu tegid endale lõkke ja et mõtlesid, et jäävad ööseks. Ja keset ööd siis Holmes lööb küünarnukiga Watsonile külge ja Watson teeb silmad lahti ja Holmes ütleb, et Watson, mis need tähed taevas sulle räägivad? Watson ütleb, no mis nad ikka räägivad, et tohutu lõpmatus universum ja meie kui ainult tolmukübemed siin maapalli peal kõndimas. Ja mis teie, Holmes, arvate? Holmes ütleb, et tead, Watson, mina arvan neid tähti vaadates, et meie telk on ära virutatud. Nii et kui te jääte ööseks, siis on kasulik telk ankurdada maa külge. Veel kasulikum kuskile graniidi külge. Kena kevadet kõigile. Ja küll see suvi ka jõuab.